Nii, aga kell on saanud 5, alustame õnnitlustega. Ja siis liigume päevakorra juurde. Sünnipäev oli Liisil. Ja Olgal oli sünnipäev. Peeter Schneider. Ja teine Peeter ka oli siin. Nii, aga siis saame liikuda päevakorra juurde. Kas kellegi on päevakorra suhtes ettepanekud? Kui ei ole, siis hääletame päevakorra kinnitamise üle. Poolt häält. Päevakord on kinnitatud. Järgmine päevakorrapunkt on vallavalitsuse informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Palun, Jaanus. Jaa, ma teen teile kiirelt kodused natuke numbreid näitan ja siis ma olen palunud siia meie Pakri kooli tulevase direktori Mari-Liis Sutsi, kes annab siis ülevaate kooli senistest arengutest. Väga natukene siis ütleme nüüd taaskord numbritega, elanike arvestus oli 54, tuli elama tähendab 40, aga hetkeseisuga on meil siis 13 800 elanikus ümber, võrreldes siis aprilli seisuga. Natukene siis kasvanud, aga iive on siis meil jätkuvalt negatiivne, inimesi siis sureb rohkem, aga üks positiivne number, mis siin on siis töötute arv. Kui te vaatate siis seda, mis oli aasta alguses 537 töötut, siis praeguseks on see siis kukkunud 415 peale, aga see jääb siis see, et suvel on hooajatöölisi palju, aga praegu siis üks ettevõte näiteks Patsisse tulemas, et see kindlasti ka väheneb siis need töötute arvu. Need numbrid on ka siin päris palju muutunud võrreldes näiteks see raske puue, kui meil oli veel eelmise aasta alguse seisuga ligi 500, siis siin on see päris suur vähenemine toimunud, aga see puhtalt ikka sellepärast, et Sotsiaalkindlustusamet on siis ümber hinnanud mitmed inimesed ja nad on saanud liikunud sinna keskmise puuderaskuse aasta juurde, et vaadatud sügava puudega inimeste arvud siis vähenenud. Küll on üldhooldusteenusele võrreldes aprillikuuga 8 inimesi juurde tulnud, et koduteenused siis ära liikunud, et siis et kodus enam toime ei tule ja liikunud siis üldhooldusteenusele. Ja see üldhooldusteenus, tuletan siis meelde, on siis tunduvalt kallim meile, kui see koduhooldusteenus, et proovime teha kõik selleks, et inimesi kodus hooldada, aga lastega ei saa. Ja need numbrid on siis samad, et siin muutusi ei ole, et need noorte arv, eks seda tegelikult me saame neid numbrid tegelikult 2 korda aastas, ongi siis aprillis ja järgmine number tuleb siis oktoobris, et küll võib vahepeal vaadata, kas seal liikumis on, et aga siis riik nii-öelda koordineerib seda ja seirab ja nemad need numbrid meile siis saadavad. Jah, palju meil on siis toetusi
maikuu seisuga, 25. mai seisuga. Toimetuleku toetuste arv eelmine kuu oli üle 100, menetluste arv aga siis vähenenud, aga see ka siis suvi ja kulud on väiksemad ja nii edasi, et eriti see vaade siis selline. Mis puudutab lihtsalt vallavalitsuse infot jah, et otsime praegu siis hakkasime otsima siis haldusküsimustega tegelevat nõunikku, et üks alane nõunik, kes haldusküsimustega tegeleb, lahkub ja ka otsime siis hariduse, kultuuri ja noorsootöö osakonna nõunikud, et temaga siis lahkub. Et siin ei ole mingisugust sügavaid põhjusid taga, lihtsalt inimesed on, või 2 inimest on valla algusest peale siin töötanud, ehk siis alates 2018. aastast ja võiks edasi liikuda, et sellised teevad praegu vallavalitsuses. Aga ma annan siis 10 minutiks sõna ka Mari-Liis Sutsiga, kes räägib siis Pakri kooli arenguudest. On mulle küsimusi äkki? Tere, mina olen Mari-Liis Suts. Olen siis praegu vallas tööl projekti juhina ja valmistan ette siis koolide liitmisprotsessi. Ma ise tahaks öelda, et ma ei liida neid, vaid tekib siis 2 olemasoleva kooli baasilt uus kool, et niimoodi on natuke parem seda juttu ka rääkida või seda lugu rääkida. Kui ma alustasin märtsis poole kohaga ja siis nüüd aprillis täiskohaga, siis kohe kaardistasin ära õpetajate siis nagu olukorra, mis siis hetkel on, et kus ma edasi hakkan minema, siis kõige olulisemad võib-olla küsisin 15 küsimust ja 2 vaba küsimust. Ja siis küsisin mõlemas koolis kokku, mis vastas 51 inimesest 50 õpetajat. Ja tunnen, et minu arvamused arvestatakse, oli siis nõus 60% siin täiesti nõus ja nõus. Ikkagist oli ka inimesi, kes sellel hetkel arvas, et tema arvamusega ei arvestata, kuskil 22% hulgas. Üldiselt oli siis oma tööga rahul koolis kokku 85% inimestest ja pidas oma töökoormust mõistlikuks siis 82% inimestest. Kui oli siis vaba küsimus, et mis on siis meil hästi ja mis peab muutuma, siis esimene asi, mis muutuma peab, on liigne töökoormus ja ajapuudus, seda vastas 18 inimest erinevast koolist. Ehk siis kui töökoormus on mõistlik ja samas see on siis kõige suurem asi, mis peab muutuma, et siis siin oli väike esimene vastuolu. Ja siis ebaefektiivsed koosolekud ei sobi neile, liigne bürokraatia, dubleeri dokumenteerimine. Seda ma juba olen ka märganud, et osaliselt tehakse asju, mida enam põhikooli gümnaasiumiseadus ei nõua, et ehk siis saab rõõmustada neid sellepärast, et seda dokumenteerimist enam ei pea tegema sügisest. Ja siis negatiivne õhkkond ja eelarvamused, et see on siis seotud 2-3 inimesega, kes on siis suutnud nii-öelda rohkem siis emotsionaalsust tuua töökeskkonda kui vaja ja seda siis nii mõlemas koolis, et mõlemas koolis on 1-2 õpetajad, kes siis seda teevad. Kui ma hakkasin oma tööd tegema, siis tegin uue küsimustiku selle valguses, ka juba vastasid ainult pooled ja nüüd ma hakkasin siis kokku leppima järgmise aasta tööd ja jagasin seda, et me hakkame tööd tegema siis lähtuvalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse järgi. Ehk siis mõlemas koolis on antud nagu rohkem tunde, kui seadus lubab, ehk siis rohkem raha nagu makstakse selle eest, mida tegelikult me ei saa, sest neid tunde pole ette nähtud ja nende tundide eest riik nagu ei anna raha. Nii et see tõi kaasa siis muidugi minu ebapopulaarsusse, sest ma hakkasin nagu sinna raha külge minema kallal.
aga mida nad siis vastavad, et mul on arusaadav, kuidas muudatused mõjutavad minu tööd. Noh, siin on 50-50, osad siis ei saa aru, osad saavad, aga ainult pooled vastasid, et ma ei tea, mida need ülejäänud pooled siis teevad. Tunnen, et saan oma küsimustele vastuse, et siin oli juba rohkem positiivset, aga noh, kui sa ei küsi, siis sa ei vasta, et täna meil oli just mõlema kooli ühine koosolek ja nüüd siis lõpuks hakati küsima küsimusi ja tundub, et kõik said vastused ja osad on otsustanud ka lahkuda, sest et noh, kui on kokku lepitud 40 kontakttundi nädalas, see tähendab siis, et peaks töötama 70 tundi nädalas, et siis jah, kahjuks mina ei saa kokku leppida seda, ma ei näe, millal see töö toimub. Et siis praegu sellised, need on siis põhilised nagu konfliktikohad, mis on tekkinud siis pedagoogidega. Minu hästi oluline mõte on see, et kõiki me kohtleme õiglaselt ja võrdselt, ma kohe näitan teile, kuidas ma seda tööd jagan praegu. Ja noh, nad kõik veel ei taju seda, et see on nagu, et kõik on avalik ja selge ja nähtav, et see oleks õiglane. Sest noh, ongi olnud varasemad kokkulepped, mis ei ole olnud avalikud ja tunnen, et kolimisega, sest me peame 2 maja kolima hakkama, kolimisega seotud ülesandele eristlikud, see on juba rohkem nii-öelda rohelised alast. Tunnen, et kujuneb Pakri kooli logo ja identiteet bränd kõnetab mind, see on juba täitsa toredasti. Ja siis tunnen, et oleme liikumas ühe koolina, see on siis veel nii-öelda. Siin on seda halli ala hästi palju, see halli ala vastus oli ei tea. Noh, et eks siis see ongi, et seda veel ei tea. Kuidas ma siis seda tööd jagan, mis neile on päris uudne. On siis nii, et ma olen kõik tunnid paigutanud ühte Exceli sheet'i ja siis siit siis saab õpetaja valida endale, mis tunde ta soovib anda. Ja kui mina tahan kellegile tööd pakkuda või ma olen nõus, siis ma need värvid roheliseks, et nende tundidega võime jätkata ja siis teen siin ettepanekud sellise liilavärviga. Ja õpetajad siis siin sees jooksvalt vastavad ja siin on siis lõpuks saab nii-öelda 3. lehel näha ka siis koormusi, et noh, et kui ma nüüd olen Anniki Poll, mul olen valinud endale 20 tundi, et mu koormus on siis 0,95, et sellise nagu avaliku töö valimise vormi ma olen teinud siis õpetajatele. Ja veel siis lõppu korraks näitan teile siis, mida ma olen õpetajatele nii-öelda kommunikeerinud, et millega me tegeleme, et kõige olulisem on mul nendega töö jagada ja see on juba töös. Kolimine on probleem, olen tellinud siis või leppinud kokku sellel Tallinna õpilasmaleva ja kohaliku õpilasmalevaga, et koos õpilastega siis kolime asju. Oleme kokku leppinud raamatukoguga, et kõik ilukirjandus läheb koolides siis siia Paldiski raamatukokku, et ei ole dubleerivaid tööülesandeid, õpilased õpivad siin raamatukogus käima. Oleme rääkinud bussitransportist, sest kool hakkab nüüd kell 9. Oleme saanud paika kooli logo ja brändi. Gümnaasiumi osa sai tähtajatu koolitusloa, mis on väga suur saavutus nii-öelda selle haridusosakonna poolt. Õpilased on käinud siis Paldiski Vene põhikooli majaga tutvumas ja teised õpilased jälle käinud Paldiski Ühisgümnaasiumi majaga tutvumas ja mõlema hoolekoguga oleme ka juba kohtunud, nii et niimoodi siis väikselt on küsimused. Võib-olla siin on siuks on teil. Tundub vist, et ei ole küsimusi. Sotsiaalmeedia leht on ka, palun laikige, jagage. Päris palju õpetajaid on tähtajalise lepinguga. Nende peab uued kuulutused seaduse järgi läbi viima, nii et siis ootame kandideerijaid. Mille tekkis küsimus gümnaasiumi õppesuunad, see oli selline märksõna. Ja gümnaasiumi õppesuunad arvatavasti, see on nüüd tulevad siis, mis on seotud siis sisejulgeolekuga, ehk siis proovime järgmisel nädalal juba saada siis Sisekaitseakadeemiaga kokkuleppe. Neil on selline 9 ainega valik moodul, nii politsei, pääste, vangla kui maksuameti teemadel, et siis seda hakata siin tehagi juba kindel suund, siis seda hakata nagu õpetama siis jah koostöös. Ja siis tegelikult ka siis see droonindus ja see nii-öelda kaitse. Et kuna see juba on siin Poolsaarel nagu siuke teema, et siis minnagi siis ühe kindla teemaga ja muidugi taaskasutus ja roheline kool, sest see on nii sügavalt siin vallas sees ja ka seal
see ühisgümnaasium on 3 korda saanud rohelipu ja siis Vene põhikool 2 korda, et kõik oleks siis selle taaskasutuse ja rohelise mõtteviisiga nii-öelda seotud. Peeter, sõna küsimus, kõik? Ja, aitäh esinejale. Ma usun, et tegelikult et me liigume suhteliselt õiges suunas, aga mul jääb lihtsalt üks muret tekitav kohti kõrvu. Ikkagi see praegused see koormuste jagamine, ma saan aru, on tekitanud sellise inimeste paha tunda, ma saan aru, et nad jäävad mingist rahapuudust ilma. Mina olen kinnitanud, et kõik töölepingud lähevad edasi vastavalt seaduse järgi selles mahus, mis nad on sõlmitud. Ja nad ei usu seda. Sest nad saavad aru, et see töömaht, mis neil enne on kokku lepitud, on olnud liiga suur. Ja ma saangi aru, et see on peamine põhjus, miks otsustatakse ära liikuda. Sest praegu on mõnel õpetajal kokkulepped, muidu on 21 tundi siin vallas. On õpetajad, kellel on 40 tundi. Mina küsisin, millal sa teed neid tunde. Siis ma ei saa vastust. Ja ma ütlesin, et ma võingi maksta seda palka, ma võin maksta 2-kordselt, aga me peame kokku leppima, millal sa selle töö ära teed. Ja see on ainuke jutt, mida mina olen õpetajatega pidanud. Ja siis nad sellest lähtuvalt otsustavad. Selge toimub. Juhan? Jah, ma tänan ka esimest ja Peetri küsimusele jätku küsimust tegelikult, et kas on näha, et kas on reaalne oht, et õpetajad ja suhtlus ka või on nendele äraminejatele võimalik teine asendil? Sel neljapäeval ma kohtun esimese matemaatikaõpetaja kandidaadiga, 1 esimese klassi õpetaja mul on juba leitud, 2 eesti keele õpetajad kandideerivad. Ma usun, et see läheb niimoodi rahulikult. Kui teine küsimus jätkuks, kui see kolimine toimub, mida see õpetajate puhkuse aeg on, et see kolimine enne seda ära korraldada? Ja mina korraldangi kolimist, et nad praegu pakivadki asjad kastidesse, panevad valmis ja siis mina koos selle Tallinna õpilasmaleva rühmaga ja siis kohaliku õpilasmaleva rühmadega kolin need asjad ise ära. Et õpetajad ei pea sellega tegema. Jaana, ja, kui palju umbes protsentuaalselt on kvalifitseeritud õpetajaid? Ma seda protsenti ei oska öelda, aga ma saan siit tabelist selle öelda. Näed, siin siis on need õpetajad, kes ei vasta kvalifikatsioonile ja kes tahavad edasi töötada ja siin on siis, ütleme nii, et seal on 16-47 siis. On see protsent, et kes on kvalifikatsioonil. Tundub, et praegu ei ole rohkem vist kellelgi küsimusi, siis aitäh. Järgmise korral. Kas ma saan seda teist ära võtta? See vist läheb ise ära, kui ma välja. Et siis palun, mis sa jagada. Nii, aga liigume siis järgmise päevakorra punkti juurde, milleks on 2026 aasta lisaeelarve. Palun, Jaanus. Jah, seda ekraani peal näitama jätkama, kui kõigil on see ees olemas. Põhimõtteliselt lisaeelarve puudutab ühte osa, kus on siis laenu võtmine ja laenu kasutamine, et eelmine volikogu tegime otsuse, et laenu võtta ja see peab ka siis eelarves olema niimoodi kajastatud. Ja seda laenu me kasutame siis 1,3 miljonit kasutame siis investeeringute tegemiseks. Juhan juhtis komisjonis tähelepanu, jah, see üks number all ei klapi, näiteks seal laen välja, laen sisse, aga see tegelikult käib kogu eelarve kohta, et see ei ole number nende 2 rea kohta, et ennetamiseks Juhani küsimust. Mul hetkel rohkem lisada midagi ei ole, aga juunis me tuleme siis 3. lisaeelarvega teie, mis ta 3. jah, teine lisaeelarve. Teine tuleb teie ette, et see on siis seal rohkem muudatusi. On küsimusi? Juhanil on küsimus siiski. Jah, ja Jaanus, sa vastastiku minu küsimusel juba ära peaaegu, aga ma ikkagi tahaksin näha, kuidas need numbrid täpsemalt saadi.
Nüüd on viimast numbrit seal. See number 265 331 koosneb 3 rea summast, need on siis Exceli tabel 9210, 9510 ja 9510. 9210. Ja ühesõnaga eelarve tulem ja pluss laenud sisse, pluss laenud enne. Okei, selge. See siis kaasas ka siin. Et see on nagu nõuete ja kohustus. Jah, et see tavaliselt niisugune vale mulje. Jah. See nullakti kontrollkohti, kui see ei ole null, siis see on vale. Aga kuuleme siis eelarvekomisjoni seisukohaga. Eelarvekomisjon toetab. Kas praegu on kellelgi veel küsimusi selle eelnõu kohta või saame hääletada? Tundub, et ei ole küsimusi. Nii, aga siis hääletame. Hääletamine on lõppenud, otsus on vastu võetud 19 poolt häält. Järgmine päevakorrapunkt räägib jälle ametiauto ja isikliku sõiduauto kasutamisest ja muudame palun Jaanus. Ja et korduvalt meie ees olnud siis eelnõu, aga see puudutab siis vallavanemana valitsuse liikmetele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitise määra. Et meie ametnikelt jah on tulnud ettepanek seda hüvitise määra siis tõsta 30 sendilt 40 sendile või mitte tegelikult on 40 sendile, aga tõsta seda sellepärast, et kulud on suuremaks läinud, et need ametnikud jah siis, kes kasutavad isiklikku sõiduautot ametisõitudeks ja nii edasi. Ja meie ettepanek on jah siis suurendada seda 30 sendilt 40 sendile ja see on siis laieneb kõikidele alates siis vallavalitsusametnikud, lasteaedade, koolide töötajad ja nii edasi. Et siis on kõik võrdne valitsuse liikmed, ametnikud. Aitäh. Kas keegi soovib küsida midagi selle kohta? Eelarve. Ja eelarvekomisjon arvas ja koheku. Küsimusi tundub ikka ei ole, siis hääletame. Hääletamine on lõppenud, otsus on vastu võetud 19 poolt häälega. Järgmine päevakorrapunkt räägib Rummu Lubjakivi karjääri keskkonnaloa muutmise taotlusest ja Erki Ruuben räägib muu sellest. Tere! Keskkonnaamet on esitanud meile osalik Erksaare taotluse, et see on Rummu karjääris pikendada kehtivat kaevandamisluba 30 aasta võrra. Et 2009. aastal oli sarnane olukord, kus sama ettevõtte sama taotlus esitas Keskkonnaametile, toona seda pikendamist teha ei õnnestunud ja 2011. aastal siis Erksaar esitas uue taotluse, et Lubjakivi sealt Rummu karjääri kaldalt kaevandada. Menetlus jõudis lõpuni Vasalemma vallavolikogu ajal 2017. aastal ja anti luba, mis täna kehtib ja tema kehtivusaeg lõpeb 9. veebruaril 2027. Järgmise aasta algus. See tingiski osaühing Erksaarelt selle loa pikendamise taotluse esitamist Keskkonnaametile, kuna ta tahaks seal kaevandamisega jätkata. Statistikast perioodil veebruari 2017, kui see kaevandamisluba anti kuni eelmise aasta novembrini 2025, siis on seal kaevandatud kokku 21 kuupmeetrit
lubekiri, mis mahub siia tuppa ära juurde. Lisaks on juhtunud või elu on edasi läinud ja see Rummu karjäär meile kõigile teadaolevalt tegelikult muutub üha enam karjäärist, mis ta oli nõukogude ajal ja ennem selliseks vaba ja veetmise ja turismi kohaks. Ja põhimõtteliselt nendest kahest asjast, et see kaevandamine ei ole läinud seal väga ladusalt ega ka väga intensiivselt ja sellest Rummu karjääri olemuse muutumisest tingituna eelnõus on ettepanek mitte toetada kaevandamisloa pikendamist veel 30 aasta võrra. Kuulame kõigepealt keskkonnakomisjoni arvamuse. Komisjon samuti ei toeta pikendamist. Kas kellelgi on küsimusi selle eelnõu kohta? Ettekandjale. Johan, palun. Jah, tegelikult sama ei toeta selle keskkonnaloa pikendamist. Mul on küsimuseks, et ma juba vihjasid, et see Rummu karjäär muutub, et võiks rohkem nagu avalikult kasutades, kas siis vallal on tulevikus mingid mõtteid, et kuidas sellega edasi arendada. Sest ma tean, et mul on ise see uimust ja see on mitte avalikult uimus kohal. Nojah, tegelikult riik juba selle järve avalikuks järveks kuulutamisega sisuliselt tekitaski sellise olukorra, et on avalik järv ja avalik koht koos kalasradade ja asjadega. Vallale kuulub tõesti sellest Rummu järvelt päris arvestatav osa. Seni oleme me seda piirkonda arendanud pigem koostöös eraettevõtetega. Me oleme vallavolikogu on siis rendile andnud osa vallamaast näiteks Paevade Puhkekülale loomulikult tingimustega, et ta on arendanud sinna välja osaliselt sellise ujumiskoha, liivaga, ainukene liiva koht põhimõtteliselt. Siis liiga palju konkurentsi ei pea pakkuma ka ettevõtetele, kes äriliselt ise juba suudavad seal inimestele võimalusi pakkuda, kes soovib tasu eest sinna minna. Jah, vallal nagu sellised arengukavad, ma ei mäleta, meil oleks seal mingisuguseid erilisi arendusprojekte praegu sisse viidud, et see toimib täiesti turumajanduse baasil ja ma arvan, et see on mõistlik. Jah, aga mis saab sellest mitteametlikust ujumiskohast praegu kasutatakse, mis on tegelikult otse suure tee ääret, et ma arvan, et saab peituda seal vaatamas. Ja, seal saab mitmest poolest ujumas käia, et tee äärest, kus on see kaldu see, et see ongi supluskoht, mitte ametlik, nii nagu teistegi looduslike järvede ääres. Seda me kuidagi arendama ei ole arengukoha järgi plaaninud. Või piirama ka ei? Ei saa midagi teha. Kas on veel mõni küsimus? Hetki hääletame siis. Hääletamine on lõppenud, otsus on vastu võetud 19 poolthäält. Järgmine päevakorrapunkt räägib meile sundvalduse seadmisest Lembaru külast. Äkki jätkab. Vasalemma vallavolikogu poolt kehtestatud üldplaneeringu kohaselt on Kardiküla tee avaliku vastutusega tee. Ja see teelõik, mille kohta see eelnõu räägib välja otsa kinnistut. Kokku on selle teelõigu pikkus 172 meetrit. Ja kinnistu omanik on olnud selle vallavolikogu toonase otsusega nõus tee avaliku võrdlusse määrata. Ja siis ongi ettepanek seada tähtajatu tasuta sundvaldus selle tee avaliku võrdlusse määramiseks ja kandada siis vallateede nimekirja avalikult. Aitäh, mis komisjon ütleb? Raske südamega nõustus. Aitäh. Nii, kas kellelgi on küsimusi selle eelnõu kohta? Tundub, et ei ole. Siis hääletame.
hääletamine on lõppenud, otsus on vastu võetud 19 poolthäälega. Ja viimane päevakorrapunkt räägib meil servituudi seadmisest Keila Joal. Palun, Erki jätkab. Keila Joa alevikus Leokase Põik 10 kinnistu omanik Aleksander Studnev võttes nõuks lahendada ära juriidiliselt juurdepääs talle kuuluvale kinnistule. Et selline tee on sealt alati läinud, aga nüüd on ta pööranud tähelepanu sellele, et avalikult teelt enne kinnistule pääsemiseks peab ta ületama valla omandis olevat Toome üldmaa maaüksust. Ja kuna Toome üldmaa maaüksus ei ole otseselt tee, vaid on eraldiseisev kinnistu, siis juriidiliselt või panga silmis või kelle iganes silmis on justkui Leokase 10 juurdepääs lahendamata. Ehk siis avalikult teelt ta peab üle teisele isikule kuuluva kinnisesse sõitma, et oma kinnistule pääseda. Sellist asja on meil vallas olnud varem ka ja püüame alati inimesi nagu selles küsimuses aidata, et juurdepääs kinnistule saaks tagada. Ja see võimalus, kuidas seda teha, on siis seada vallale kuuluvale kinnisasjale juurdepääsu servituut. Selle servituudi ala suurus on kõigest 12 meetrit. Ei ole liiga suurt kitsenduks vallale kuuluvale maaüksustele. Ettepanek on see servituudest seada ja inimesele ametlikult juurdepääsuks tagada. Aitäh, mis komisjon arvab? Aitäh. Kas kellelgi on küsimusi Erkile selle eelnõu kohta? Tundub, et ei ole. Siis saame hääletada. Nii, otsus on vastu võetud 18 poolthäält ja 1 ei hääle. Päevakord on lõppenud. Järgmine kord me kohtume 16. juunil. Pange tähele, see ei ole kuulmane teisipäev. Seoses sellega, et jaanipäeva pühad tulevad vahele istung ettepoole toodud, millest tulenevalt siis on ka komisjonide nädal 8. kuni 14. juuni, mis on ka tavapärasest pisut vähem. Et olge siis mõnekud, et see ei tabaks teid ootamatult. Nii, aga siis oleme lõpetanud tänaseks, aitäh! Ja juulis